Täna meil Tervise pooltunni saates külas ortopeed doktor Villem Teder ja me räägime tõukeratastest. Villem, tegelikult me ju kõik arvame seda, et tõukerattad on tulnud selleks, et jääda ja inimesed ikka kasutavad neid. Aga me tahame, et nad ka tervetena koju jõuaksid. Et mis see retsept oleks? Tere ka minu poolt, no retsept on, ma arvan, et ennekõike tuleb hinnata oma võimed, et selle asjaga üldse sõita turvaliselt ja kindlasti ka vaadata, ütleme aknast välja hommikul, kas seal näiteks, kui on tee väga sombune või vihmane, et siis kindlasti see risk kukkumiseks on jälle oluliselt suurem nagu iga kaherattalise asjaga, millega liiklusesse minna ja teine asi ka, mis võib-olla on oluline kindlasti ka, et joobes peaga sinna tõukeratta peale ei tasu nagu minna, et seda nagu näitab statistika ka, et üle pooled on ikkagi joobes peaga kukkumised, et seal see inimese reaktsioonikiirus igasugusele ohule reageerimiseks on oluliselt alanenud ja selle tõttu see kukkumine ongi väga lihtne tulema, et see on võib-olla see kõige põhilisem retsept, millega on ja kindlasti järgida neid nõuded või turvareegleid, mida on nagu need tõukeratta pandud ka, et ära kahekesi või kolmekesi sinna peale roni ja vali oma kiirus selliselt, et sa saad selle tõukeratta käsitlemisega ka hakkama ilusti, et ma arvan, kui neid reegleid jälgida, siis suurematelt õnnetustelt ikkagi välja ei juhtu neid, aga eks loomulikult tuleb alati ootamatus ette ja kukkuda võib ikka, ega tavalise jalgrattaga inimene kukub ka, et isegi kui ta sõidab ilusti reeglite järgi. Mida meie statistika näitab, et kui palju neid õnnetusi juhtub ja millal need algavad, kas nüüd just kevad-suvisel ajal nad sagenevad? Jah, et kahjuks õnneks tõukerattad sellisel talvisel ajal võetakse kasutusest ära enamjaolt, kuigi vist ühe rendifirma omad vist isegi talvel olid väljas, kuigi vahepeal isegi ma nägin inimesi sõitmas sellega, aga tavaliselt kevaditi hakkab see kaherattaliste ralli hakkab pihta, et hakkavad kukkuma nii tõukeratta kasutajad kui ka tavajalgratturid ja ka mootorratturid liikluses, millest eelmine aasta vist oli päris kurb statistika nende koha pealt. Aga jah, eks ilma muutustega see läheb see kasutus suuremaks kohe kindlasti, et selles mõttes nii kui ilusad ilmad välja tulevad, nii on tänava pildis neid rohkem jälle näha ja eriti nädalavahetustel, kus siis on inimesed juba rohkem väljas ja alkoholi tarbivad ka mõned, nii et. Kui palju sulle kui ortopeedile see tööd juurde toob? Eks see selline töö võib-olla iseloom muutub küll, et vastavalt aastaajale, et kui siin talvel on libedusega kukku, et siis suvel just ja kevaditi hakkavad tulema need kaherattalistega kukkujad ja igasugused liiklusõnnetused, aga mina isiklikult tegelen rohkem nagu käetraumadega, et siis minule jõuavad need, ütleme siis randme, küünarliigese, labakäevigastused ja neid ikkagi, ütleme tõukerattast vigastuste puhul on ikkagi, ütleme selline, on suurem jaalt, on just üleaseme traumasid nendega, et see, ütleme, et selline üle poolte on nagu julgelt on üleaseme traumad ja enamjaolt siis ongi, kas siis on randmevigastused on üks sagedasemad ja küünarliigest, mis saavad viga ja alaesemed, ütleme, on sellised sagedasemad, mis on põlvevigastused ja hüppeliigese vigastused, aga ütleme, et selline kaherattaliste vigastust, et ütleme, tõukerattad võib-olla moodustavad sellise kolmandiku, see on selline maailma statistika, et täpselt nagu PERH-i andmed, ütleme, ei ole, aga enam-vähem see nii jaotub ja eks need sellist, minu vaate välja, et sealt altkorruselt emostina võib-olla jõuab selline kolmandik, et kes on, ütleme, mitte minu, vaid ortopeedide vaate välja, kes vajab, ütleme, kas siis hospitaliseerimist, et siis, mis reeglina tähendab ka mingisugust kirurgilist sekkumist, et reeglina selline kolmandik umbes võib-olla, pluss-miinus mingisugused protsendid, et nii ta umbes läheb. Kas see ravi on pikaajaline? Eks see sõltub alati vigastustest, aga ütleme, ortopeedil, ütleme selline jäseme trauma või luumurd, et see lõik, haiglas oleku aeg võib-olla reeglina ei ole pikk, et selles mõttes randmel, ütleme üleasemel mingisugune vigastus, et see luumurru kokkupanek on see lõikus, seal kestab tund-paar võib-olla keerulisemad juhtudel rohkem, aga see kõige olulisem osa vist hakkab peale seda pihta, eks see taastumine, et see on selline, mis võib võtta, olenemata vigastusest,
see võib olla seal mõned kuud, pool aastat, mõnel isegi aasta ja mõnel juhul ta täielikult ei taastugi see funktsioon, et ta ja saavutab mingisuguse tasemega sinna, mis tal enne traumat, et seda ta nagu kätte ei saa ja see mõnel jääbki elu lõpuni selline natuke nii-öelda piiratud funktsioon sellesse vigastatud jäsemesse. Aga loomulikult, kui on mingid muud traumad, peatraumadega need võivad seal sinna päris pikaks ajaks jääda sinna haiglasse. Tegelikult sul on ka isiklik kogemus, et sa oled ka sattunud tõuksiga õnnetusse, räägi natuke sellest. Jah, mina sattusin eelmine aasta, et ma olin ilusti kaine, läksin hommikul tööle, aga ma täpselt ei saa, ühesõnaga ilm oli natukene sombune, et see võib-olla oli minu viga, miks ma selle, et võib-olla oleks pidanud natuke mõtlema targemalt, et mitte võtta tõukeratast sellise natuke märjama tee peale, aga jah, tuli üks ootamatu pidurdus minule endalegi ja sealt ma siis lendu läksin ja maandusin nii-öelda õla peale, et tegin tegingi salto põhimõtteliselt ära, et aga õnneks pea jäi terveks, et selles mõttes, aga olles ise ortopeed, siis ma sain suhteliselt kiiresti aru, mis mul nagu juhtunud on, et ja siis ma sealt läksin haiglasse, mõtlesin, et kas on vaja lõigata ja see juhtus täitsa nagu perhi ukse ees. Ta oli ikka natuke eemal, et seal ma pidin ikka, alguses parkisin ilusti tõukerat ära ja siis tellisin takso endale ja läksin edasi ja eks esimene mõte oli, et kas nüüd peab tõesti haiguslehe võtma, aga ja siis tegin röntgenpildid ära ja kolleegidega hommikul koos kõik ilusasti rõõmsalt vaatasime neid pilte ja mind ja siis otsustasime, et hetkel nagu operatsiooni teha pole vaja, et läheb ka nii-öelda mitteoperatiivselt läheb korda ja hetkel ma saan ilusti hakkama, eks mingisugune deformatsioon on tunda selle vigastuse koha peal ja ütleme, et aegalt võib-olla annab tunda, aga ütleme elu see mind ei sega, et selles mõttes, et jah, aga eks ta võttis ka aega, ütleme selline 3-4 kuud seda astumine võttis ikkagi aega, et selles mõttes et sellel ajal ikkagi segas nii-öelda ka minu töö ehk opereerimist segas mingil määral ja aga õnneks oli puhkus ka just tulemas, nii et selles mõttes sai nagu taastumiseks sai aega, et haiguslehte ei pidanud võtma. Aga ehmatus oli suur? Eks kindlasti ehmatus oli suur, et selles mõttes minu vanuses sellist lendu tihti ei tee, et nooruse peas ikka on kukkumise ette tulnud, aga nüüd, et jah, eks esimene ikka, kui sa lendu lähed ja mõtled, et sa nüüd pead ära ei löö, et võib-olla see käib nii kiiresti, aga tagantjärgi, et õnneks ei kukkunud pea ees sinna asfaldile, et selles mõttes läks õlge ees. Jõudsid midagi mõelda siis ka, et see, et ma läksin lendu, see mõte oligi, et nüüd saan haiget, aga midagi rohkemat nagu seal peas on läbi jõudnud käia, aga eks eks ikka algus on valus ja et ma katsudes sain enam-vähem aru kohe, mis mul nagu juhtunud on, et see ei ole nagu raske diagnoosida, aga läks ikkagi suhteliselt õnnelikult, et selles mõttes, et oleks võinud ka palju hullemini minna selle kukkumisega, et oleks võinud pea ära lüüa, oleks võinud ka raskema vigastuse õlapiirkonda saada, et selles mõttes ja kõik muud jäsemed õnneks jäid nagu terveks, et jah, et aga lõpuks ega ma täpselt ei saa ka miks ma kukkusin, et kas pärast käisin seal sündmuskohal veel vaatamas, kas oli mingi auk või midagi, aga ma ei saanudki lõpuks aru, et võib-olla tõesti oli libe tee, ma ei teagi, aga õnnelik õnnetus mingi määral. Mis õppetunnid sa võtsid sellest enda jaoks? Ma ei teagi, et ära siis vihmase ilmaga sõida või sellise märjama ilmaga ja vali alati seda sõidukiirust ka, et eks see renditõukeratas läheb teatud kiirusega, aga sellega rohkem kiiremini sõita ei saa, kui ta läheb, aga võib-olla siis oleks natukene ettevaatlikumalt siis kiirust tagasi hoidma seal ja aga seal üks auto hakkas ootamatult tagurdama ja mul muud üle pidin pidurdama, nii et võib-olla oleks vaiksem hooga tunda, oleks kõik õnnelikult lõppenud, nii et aga tagantjärele tarkusega, mis sellega peale hakata. Aga praegu jalgratta tõuksiga sõidad? Pigem ma tõukeratast olen ikkagi eemale hoidnud, mitte ma saaks hakkama selle mõttes, aga mul otseselt enam ei kipu nii väga sinna peale jah, et see mingisugune märk on ikkagi külge jäänud, aga ma arvan, ega see otseselt kui vajan, ega siis saab ikka hakkama, et päris sellist niimoodi, et mingisugune paanika tekiks selle peale minekul, et seda kindlasti ei ole, et juhtub ikka, aga lapsena jalgrattaga kukkunud ja korduvalt, nii et selles mõttes midagi, ega jalgrattaga ikka sõidad, nii et. Aga jalgrattaga? Ei ole probleem, et selles mõttes. Sellega sõidad ja sinna kiivri saab pähe panna, vaata tõukerattaga ongi see üks, miks on ka, et ega kiivrit riigina ju ei kanta ja rendi tõukerattaga keegi ju kiivrit sinna kotti kaasa ei võta, et siis panna pähe, kui tõukeratas rentida, et see ja eks sama ka siin, et jalgrattaga vähemalt on kiivri pead juba joos juba, nii et ja see ikkagi aitab ju kaitsta. Jah, eks ta kindlasti aitab jah,
selles mõttes küll, eks see, et noh, et kui ikkagi pea on ikkagi oluline osa sinust, et selles mõttes, et kui see mingisugune kiivrilaadne asi peas on, et see kindlasti, kui sinna löök tuleb kuhugi asfaldile, see mingisugust ikkagi kaitseb ikka päris oluliselt, et see võib, et arvestades, kui kurvalt võib tegelikult lõppeda see kukkumine, kui sul kiivrit peas ei ole või sa pead pea kuhugi vastu ära lööd, et see võib ka täiesti sinna sa jäädki nii-öelda. Jah, regionaalhaigla koostöös Transpordiametiga ka on sel kevadel meelde tuletanud, et kindlasti kaine peaga tasuks sõita ja kasutada võimalusel ikkagi ka kiivrit ja see kiiver võiks ju ideaalis olla kuskil kaasas, et ega see ju nii raske ka ei ole, kui on nagu igapäevane sõitja, et see kaasa võtta. Eks ta kindlasti vist on nendel, ma arvan, kellel on oma tõukerattas, on ta kiiverid on lihtsalt nagu niimoodi sagedasem või kergem pähe panna, et et mu vanem laps sõidab ka tõukerattaga, et aga temale on ikkagi on korraliku kiivri ostnud ja olen maininud ka, et ilma selle, et ta nagu sinna selle peale ei astu, et see. Aga jah, renditõukeratastega võib-olla on seda natuke raske jah, kuidagi seda nii-öelda seda sellist harjumust tekitada, ma arvan. Mina olen mujal maailmas näinud isegi, et koos selle renditõukerattaga käib kiiver, mis seal juba ripub küljes. Jah, see oleks üks võimalus, tõesti jah. Aga lapsele kätt ette ei pane, et ära sina küll sõidad. Ei eks loomulikult ütleme, ortopeedina sa tead kõike, mida võib juhtuda, et siis sa hakkad loomulikult võib-olla üle mõtlema sellega, aga ei saa kõike keelata selle mõttes, et on mõistlik inimene, et ikkagi saab aru, et inimeste vahel ei kihuta, valib sõidukiirust ja lollus ei tee, et selle mõttes, et ega ütleme, nendes vanuses ütleme, noored ongi natuke riskialdimad, ikkagi õnnetus võib juhtuda. Mis vanusest me räägime? Tema saab 16 varsti, nii et selles mõttes ega et eks sinu kui vanema ülesanne ongi talle siis nii-öelda seda tarkust pähe natuke taguda, et ta vähemalt oleks nii-öelda mingisugusedki siis nii-öelda ohutusabinud võtaks kasutusele ja peaks liikluseeskirjades kinni, et selles mõttes, et see, aga ma arvan, see lõputu keelamine, et see lõpuks ega see ei aita, et see, et pigem ikkagi seletada, mis võib juhtuda ja kuidas käituda korralikult. Kahtlemata. Aga kas sulle mõni patsient on meelde ka jäänud või mõni patsiendi lugu? Ma mõtlesin küll selle küsimuse peale, aga niimoodi ütleme, mul vist ainult üks tuli selles mõttes meelde, aga miks ta mul ka meelde jäi sellepärast, et tal oli sellepärast, et see oli minu arust, oligi vist esimest korda proovis elektritõukeratast ja ta kohe ka kukkus väga õnnetult. Et ta sai sellise komplitseeritud küünarliigese piirkonna murru, mida siis tuli nii-öelda ka korduvalt opereerida. Ja pärast seda ta on ka veel käinud siin minul vastuvõtul ja lõpptulemus on olnud rahuldav nii mulle kui patsiendile, et selle mõttes kõik on nagu õnnelikult lõppenud, aga see sellepärast ta meelde jäigi, et see oli tema üks esimesi vist katsetusi elektritõukerattaga ja kohe juhtus selline asi, et eks ta sellest aastus ka ikkagi, et ikkagi julge aasta, et see küünarliigese traumade puhul see liigese jäikus on nagu kerge tekkima pärast eriti, kui me isegi opereerime seal ilusti, paneme need luutükid sinna ilusti paika, siis see lahti, ütleme, võimlemine, et saad seal liigest uuesti liikuma, et see on võtab omajagu aega ja patsiendil on nagu väga suur roll selles, et ta seda neid asju ka teeb, et taastusravi. Täpselt jah, et aga see ikkagi rohkem on see, et ega see taastusravi on see, et temale räägitakse, mida ta peab tegema, patsient peab ise seda tegema, et keegi seda kätt tema eest ei liiguta, et kui ta ise on ütleme, selle koha pealt nagu laisk, et siis ega see tulemust pole ka kuskilt tulla, nii et see on nagu ülioluline, et see ongi see, see on isegi mõnikord tähtsam osa, kui see operatsioon ise, et saada seda asja liikuma, et sa võid ju küll ilusti kõik paika panda, aga lõpuks see käsi tal ei liigu kuhugi suunas, aga siis ta väga õnnelik selle koha pealt ei ole, et ta peab ikka väga palju ise tööd tegema sellega. Ja see on jah, üleasemete murdude puhul see on jah, see taastumine pikk ja temal see võttis ka aega, aga lõpuks ta sai enam-vähem rahuldava tulemuse, millega ta sai nii-öelda sai hakkama elus. Elektritõukeratta õnnetused on sellised moodsa aja traumad, et kas te olete oma kolleegidega mujalt maailmast ka arutanud seda teemat? Ei, otseselt niimoodi nagu ette pole tulnud kuskil konverentsidel, et oleks eraldi välja toodud elektritõukeratta traumasi, aga nüüd ta juba, ma arvan, juba sisse nagu sööbinud, et seda tõukeratta on nii palju igal pool, et see pole enam midagi moodsat siin, aga
aga eks ta mingi hetk kindlasti võib-olla rohkem läbi käis kuskil teaduskirjanduses, et neid tuleb ette, on teatud tüüpi vigastusi, et eriti just üleasemete puhul, et noh, on kas suurel kiirusel kõrge energiaga traumad, et noortele inimestele, et sellega eks ta seda tööd meile kindlasti juurde toob, et jah. Ja pigem on need nooremapoolsed inimesed. Pigem jah, statistiliselt ka, et ütleme, et see reeglil on ikkagi selline 18 pluss miinus ja on meesterahvas on reeglina selline suurem inimene, see inimgrupp, kes sinna satub nii-öelda õnnetustest. Nemad on see peamised kasutajad ja nii-öelda nemad on rohkem võib-olla riskialdimad seda nii-öelda kasutamises ka. Kuidas me siis selle teema kokku võtaksime, et mis me anname kaasa soovitused inimestele? Kasutage oma mõistust ikka, kui lähed sellega sõitmas, et hinnake oma oskusi, et valige sõidukiirus, millega saate hakkama, kindlasti ärge kihutage siis teiste inimeste vahel, mis ise nagu ütleme, kui lapsevanema nagu ka väiksema lapsega käid sellega, siis on mõnikord päris endalgi hirmus, kui need tulevad suure kiirusega sealt enda vahelt, kuigi ütleme suurem osa sellised traumased, kus sõidetakse otsa, kellega on kindlasti vähemus kui see, kus kukutakse nii-öelda selle tõukeratta pealt maha, aga ikkagi et kindlasti valida sõidukiirust ja see kiiver loomulikult, kui vähegi meeles on ja võimalus pange see pähe kindlasti, et see ja ma arvan, üks suur osa kindlasti see, et alkoholides joobes ei tasu sinna peale ronida, et selle või siis pigem võtta juba takso, et kui sinna sellega hakata sõitma kuskilt tagasi, et kuna suurem osa neid kukkumisi on ikkagi alkoholises ja joobes tingituna, vähemalt mis lõpevad nii-öelda kurvamalt. Ja see käib ju tegelikult kõige kohta, nii jalgrataste kui ka mopeedide, mootorrataste kohta, et see ei ole ainult elektritõukeratastele, ei saa loomulik meelde. Aitäh meile stuudiosse tulemast, kuulasite Tervise pooltundi ja liikleme turvaliselt.